See on see, kui kriminaalasi lahendatakse ilma sellist pikka kohtuprotsessi pidamata. Ehk sisuliselt nagu kompromiss poolte vahel. Et lepitakse kokku, millise karistuse siis mingisuguse kuriteo eest toimepanija peaks ära kandma. Ja kohus kontrollib selle kokkuleppe nii-öelda üle ja kui ta sellega on nõus, siis see lihtsalt kinnitatakse ja kohtu poolt ja ongi kogu lugu, et on selline hästi kiire ja lihtne lahendus. Hoiab kokku riigi ressurssi. Ma toon selle kohta ühe näite. Noormees kõnnib mööda pangaautomaadist, mis teeb piksuvaid helisid ja märkab, et pangakaart on automaati jäänud. Ja näeb ka, et sellel on PIN-koodid kirja pandud. Ta võtab need PIN-koodidega sellelt kaardilt raha ja jalutab minema. Kuna see noormees on varasemalt karistamata ja ta sai aru, missuguse rumaluse ta tegelikult korda saatis. Ta kahetseb tehtud, ta on valmis kahju hüvitama, siis on võimalik talle pakkuda see lahendus, et ei pea tingimata minema temaga kohtu ette ja taotlema kohtult, et ta kindlasti süüdi tunnistatakse, teda karistatakse, vaid riik oskab ka andestada. Võib-olla tuleb selle noormehel tasuda riigile teatud rahasumma oma teo hüvitiseks, aga ta pääseb kriminaalkaristust. Oportuniteet on üks võimalusi lõpetada kriminaalmenetlus isiku suhtes. See tähendab sisuliselt seda, et selle kriminaaltoimiku asjaolud ja materjalid on selged, mingisuguseid kahtlusi või küsimusi ei ole tekkinud, samuti see on tõendatud, aga prokurör leiab, et selleks, et isikut mõjutada, ei ole ilmtingimata vaja teda kohtulikult karistada.